Tere tulemast Vanapaugu põrgukööki. See oli nüüd selline olukord, et ei olnud planeeritud seda tänast lõiku teha, aga kuna olukorra sunnil eile toimus väike elektrikatkestus minu majas, keegi kuskil katkestas ja siis ta oli katkenud ja kuna katkes ära, siis katkenust peast külmkapp ei tööta ja kuna minul ei ole kõige uuem kapp, mis on seal mingid programmid, kuidas ta ise sulatab, siis mina pean sügavkülma ise sulatama ja avastasin siis sügavkülmast triibuliha, üks karp triibuliha. See on siis seakõht selle koha pealt on kahelt poolt võetakse need tükid ja siis ma vaatasin, et tagasi panna seda ei kannata ja need tuleb kiiremas korras ära teha. Ja hommikuks siin oli kenasti ära sulanud ja nüüd ma vaatan, et ma pean tegelema selle asjaga tõsiselt. Ja et sepikoda tuleb käima panna. Mul on selline, sa tead, mis see on? See on analgiin, valuvaigisti või narkoos. Oleneb kumba poolt kasutad. Mul oli siia varre peale kirjutatud ka see analgiin ja see on suurest kasutamisest siit ära kulunud. Nii, ühesõnaga panen need triibuliha tükid kilekotti, jälle tuleb kilekoti jutt välja. Panen kilekotti ja kilekotis peksan need lapikuks. Enne panen maitseainega kokku. Teises kilekotis tambin pudruks sibula ja küüslaugu ja hiljem panen nad kokku. Ja siis on enda valik. Vaata, kui sa seisad valiku ees, kas kasutada grilli või kasutada pliiti. Neid võib panni peal ka teha ja neid võid ahjus teha igal pool. Aga kui sa seisad valiku ees ja sa ei suuda otsustada, siis vaata aknast välja. Kui on ilus ilm, kasuta grilli. Kui sajab, no siis kasuta pliiti. Nii, pikk jutt on teadagi. Alustame otsast või algusest. Kummast otsast või kummast algusest. Ja küll, see läheb nüüd niimoodi. Kasutame kaitsevahendeid ja võtame siis kõigepealt ette selle liha. Siin on niisugune seis praegu, et seisu polegi. Siin on mul kilekott, nagu räägitud. Siin on nüüd siis segu, maitseaine segu. Selleks on soola me ei kasuta, sest sool imeb liha mahla väga välja. Siin on suitsupaprika, Maroko vürtsid, jahvatatud köömned ja jahvatatud vürtsiterad. Nendega paneme siis liha kõigepealt ühelt poolt kokku, siin ma ei hakkagi siit karbist välja võtma. Ühelt poolt raputame niimoodi, nagu, tead küll, nagu raputatakse. Vaata, nädalavahetustel, kui meestel läheb käest ära, lööb lappama, siis sellist tööd las nad teevad esmaspäeva hommiku, siis saab ühtlaselt. Nii, keerame teise külje ja ma olen üpris osav, kuna mul on see käevärin, aga mul on omad kogemused kunagi, kui ma kõva napsumees olin veel palju aastaid tagasi, siis mul tuli seda tihti ette. Ja ka teisele poole paneme nüüd siis need vürtsid, värgid, nii nagu nemad on. Vaata, kas sa näed? Ühtlaselt. Jah. Nii. Siis võtame kilekoti. Siia kilekoti paneme näiteks 2 tükki. Kõrvuti. Üks tükk
ja 2 tükki. Ja nüüd paneme sepikoja tööle. Nii paljukest keerame teisipidi. Kilekott on selles suhtes, on kasulik, et sul jääb köök puhtaks. Selle viskad pärast ära. Aamer jääb puhtaks. Ei pritsi midagi seinu mööda ega lage mööda laiali. Vaat nii. 2 tükki on olemas. Vaata, kus on hästi palju vürtsi peal, jah, panid tähele. Hea küll. Teisipidi, hops, ai käib osavalt. Nii, praegu ma ei hakka siin rohkem kolistama. Ülejäänud ma teen pärast, ma näitan nüüd selle sibula. Selle koti paneme korraks kõrvale. Sibula ja küüslauga on täpselt sama, võtame ainult teise koti. Sibulat lõikame, mul on siin natukene suured need poolikud. No, need lõikame niimoodi sellisteks poolrõngasteks või mis nad on? Poolrõngad. Poolrattad. Kett on maas. Siis on mul küüslaug hakitud. See läheb ka siia. Nii. Vaata nüüd. See läheb siia kotti kõik. Jälle hoiame kokku aega ja närve, et ei ole köögi koristamist. Seda me ei löö selle metallpoolega, et kotti katki ei löö. Siin me kasutame seda nüridat otsa. Nüridat. Teine pool lööd ära. Selle teeme assa kurja. Välja ütles. Nii. Siis maha välja. Nii küüslaugust kui sibulast. All right. Ja nüüd, härrased ja taamased, läheb oliivõli, mitte palju, 50 grammi. Ja need tagant järgi. Ja sa vaata, kui hea sul siin on seda kõike segada, et ühtlaselt need maitsed kõik jagunevad. See ei ole sul mingi sööklatoit. See on kunst. Sööklaga mul tuli meelde üks ammu juhtunud lugu. See küll ei juhtunud minuga, see juhtus mul ühe hea tuttavaga, kellega me Sangaris koos töötasime kunagi Tartus. Tema käis võidusööklas söömas, aga kuna alati oli seal hästi palju rahvast, nõukogude ajal oli igal pool järjekorrad uksest väljas, tänava peal või trepi peal, siis ootas ta hulka aega, et sisse pääseda. Ja kui ta sisse pääses, siis olid seal komplektlõunad. Noh, et sa ei saanud eraldi valida suppi, praadi, need olid siis mingisugused komplektid, supp, praad, magustad, suppad, magustad. Ma ei tea, mis ta siis seal võttis, aga ta võttis midagi niisugust, mis oli talle tundus, et on hea, maitses. Ja läks siis oma söögiga, maksis kassas ära, läks siis, lauad oli niimoodi rivis, kõik rahvast hästi palju, pani oma söögi laua peale, läks kandikut viima. Ja tuleb tagasi ja vaatab mingi mustanahaline merekooli vormis. Sööb tema sööki. Saad aru? Supp oli juba ära söödud. Sõi praadi.
noh, mis praad seal oli, võib-olla vorstikaste. Ta istus siis tolle mustanahalise vastu, vaatas, et ahah, nii. Ma saan aru küll, et Aafrikas nälg on, aga et sa siin nii nahaalselt minu sööki sööd. Noh, mustanahaline muidugi eesti keelt ei osanud, ta ainult punitas silmi ja mõmises midagi vastu. Ja siis see mees mõtles, et ta päästab veel, mis päästa annab, tõmbas siis tollel mustanahalile vähemalt magustoidu eest ära, et ma söön vähemalt magustoidut, ma päris ilma lõunata ei jää. Hakkas seda magustoitu sööma. Mustanahaline vaatas siis talle midagi otsa ja põmises midagi. Mõmise, söö see praad lõpuni. Siin ausa nõukogude proletaarlase lõunat tuled siin sööma. Noh, mustanahaline lõpetas oma söögi ja võttis oma 2 taldrikut, kuna 3. oli selle mehe ees magustoidu taldrik. Tõusis püsti ja läks nõusid viima. Ja siis see mees nägi, et 2 lauda edasi tema söök seisis puutumatult seal laua. Kuradi piinlik lugu. Ta ütles, et ta ei julgenud sinna sööklasse enam selle ajani minna, kui Eesti Vabariik tuli. Niimoodi, nii et kui te leiate mingid sellised lihad, mida teil ei ole plaanis, noh, mingid kindlad plaani, et see on grillimise peale, see on supiliha, sellest ma teen hakkliha ja teen kotletid või beefid või pikad poisid või lühikesed poisid, siis see lihtne variant. Ja selle liha, kas sa paned grilli peale, paned sa küpsetuspaberi peale või paned sa panni peale. Sa oled ikka võidumees. Kõige paremat fantaasiat teile.